Te olete Pärnu kangelased. Te võite vabalt pöörduda oma kõrval oleva inimese poole ja öelda, sa oled kangelane. Ja kui teie kõrval ei ole kedagi, kes teile ütleks, et te olete kangelased, siis te olete seda sellegi poolest. Ja aitäh kohalikele pastoritele, Alice ja Eenok ja teised pastorid, kes on teinud selle kõik võimalikuks. Suur aitäh teile. Jaa, amen. Aplaus. Suur tänu. Ma alustasin Oslos sellist nagu tänava evangelismi Christ for All Nations'i õpetusega ja 2 päevaga kuskil 40 inimest otsustasid Jeesust järgida. Käisime mõned tunnid iga päev tänavatel evangeliseerimas ja kuskil 40 inimest otsustasid Jeesust järgida seal samas Oslo tänavatel. Mõned inimesed said terveks palve peale. Floridas oli tihti sarnaseid olukordi. Näiteks jalutasin pargis, tuli üks mees küsima, et kas sa saaksid mulle raha anda. Siis ma ütlesin, et raha mul ei ole, aga kuule, et siis ma rääkisin talle Jeesusest ja siis ta tahtis Jeesust oma ellu, ta otsustas, et ta jätab kõik oma mingid sõltuvused ja asjad maha ja läheb võõrutusravile ja läkski, saatsime ta bussiga võõrutusravile ja nagu tuhanded ja tuhanded inimesed on kuulnud evangeeliumi kokku Aafrikas, USAs, Euroopas ja sajad inimesed on otsustanud Jeesust järgida. Näiteks, Tallinnas, isegi Eestis toimib evangeelium. Isegi Eestis inimesed tahavad kuulda Jumalat. Isegi Eestis inimesed tahavad järgida Jeesust ja nad vajavad, et keegi annaks neile selle võimaluse. Näiteks käputäis noori suurel nädalal siis, alates Ärka Tallinnast üle-eelmine laupäev, läksid tänavatele rääkima inimestele Jeesusest ja selle 6 päeva jooksul 392 inimest kuulsid Jeesusest, neist umbes pooled olid meeldivad, tähendusrikkad vestlused. Neist 79 lubasid enda eest palvetada ja 2 neist said terveks Jumala palve peale, mitmed kogesid Jumala rahu palve peale, 15 inimest kutsusid Jeesuse oma ellu seal samas tänaval selle lühikese vestluse jooksul. 11 neist ütlesid, et jagasid oma kontaktandmeid, et me võiksime jätkata seda vestlust, seda jüngerlussuhet ehitada edasi. Mõned neist ütlesid, et kuulge, kas me saaksime palun vahetada kontakte, et ma tahaks veel kuulda sellest, ma tahaks veel kuulda Jeesusest. See näitab seda, et ja siis suurel reedel oli selline ühisnoortekas Olevistes, kus mitu kogudust tegid koostööd ja kutsusid sinna tänavatelt inimesi ja nad kutsusid oma koolikaaslasi ja sõpru. Ja siis kõlas evangeelne sõnum. Seal oli vähemalt 5 inimest, kes polnud mitte kunagi kirikus käinud varem. Ja 2 neist, kes ei olnud kunagi varem üldse kirikus käinud, andsid oma elu Jeesusele seal samas. Kokku oli neid 4. Pluss mitmetelt inimestelt kõlas tagasiside, et nende koolikaaslased olid öelnud, me ei olegi varem nagu kuulnud me ei olegi varem mõelnud nende asjade peale, see oli väga huvitav, see oli neile hea kogemus, et kristlastena meil on midagi väga erilist pakkuda maailmale. Meil on pakkuda maailmale seda kõige suuremat rikkust, seda ainsat, mis lõpuks päriselt loeb. Tuleb päev, mil ainus küsimus, mis loeb, on, kas sinu suhe Jumalaga on korras. Ja see tuleb kõikidel inimestel. Ja ainult kristlastel on vastus sellele, lahendus sellele küsimusele. Et me kõik oleme kutsutud olema valguseks siin maailmas, olema kangelased. Teie olete kangelased, teie olete selle maailma valgus ja te olete täna siin. Ja loodan, et see, mis ma räägin, saab teid õnnistama. Ja ma tahan julgustada teid tegema märkmeid. Kes teist arvab, et kes teist on valmis tegema märkmeid vajaduse korral? Võimas, väga hea. Mis kogudustest meil üldse täna siin rahvas kohal on? Kas te võiksite hõigata välja, mis kogudusest? Saalem, Pärnu, Nelipühi, väga hea. Jaa, Nelipühi, Saalem, Nelipühi, väga lahe, väga lahe. Väga lahe. Ma palvetan siis.
Jeesus, ma palun sind, et sina räägiksid meie vastu täna. Ma palun püha vaim, et sina kõnetaksid iga inimest siin täna sinu tõega. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle selle privileegi eest, et me võime tunda sind. Ja et meil on see võimalus rääkida sinust nendele, kes vajavad sind samamoodi nagu meie. Amen. Okei, kõigepealt ma võiks rääkida sellest, et miks me üldse seda teeme. Ma juba lühidalt mainisin seda, aga näiteks, miks me ei räägi inimestele Jeesusest? Mis on mõned halvad põhjused, miks rääkida teistele Jeesusest? Okei, esiteks näiteks, et saada mingid numbreid kirja, nagu mingi linnuke kirja, või et saada linnuke kirja, et kui ma räägin inimestele Jeesusest, kui ma evangeliseerin, siis Jumal hakkab mind arvastama, siis teised inimesed arvavad minust hästi, siis ma olen äge. See on halb põhjus, miks seda teha, aga Paulus ütles, et kus iganes kuulutatakse Kristust, siis selle üle ma rõõmustan. Aga tegelikult see põhjus, miks me räägime teistele Jeesusest, võiks olla armastus. Okei, ja ma jagan teile ühe väikse statistika veel vahele ja ma toon selle tagasi armastuse juurde. Armastus eelkõige Jumala vastu. Kusjuures kõige tähtsam evangelismi juures on armastus Jumala vastu. Et kui sina armastad kogu südamest Jumalat, siis see on sinu jaoks lihtne. Isegi mitte armastus ligimese vastu ei ole see põhiline osa, kõige kaalukam osa sellest, vaid armastus Jumala vastu. Okei, statistika näitab, et rahvusvaheliselt umbes 95% usklikest ei jaga oma usku aktiivselt. 95% ja nendest 5%, kes jagavad aktiivselt usku, on umbes suurem osa neist alla 2 aasta olnud usklikud. Ja põhjus, miks need 95% ei jaga oma usku, on valdavalt siis 2. Esiteks, nad ei tea, nad kardavad, et nad ei tea, mida öelda, ja teiseks nad kardavad, mida teised inimesed arvavad neist. Aga ja kõige rohkem tuleb inimesi kirikusse, ma olen kuulnud sellist statistikat nende inimeste läbi, kes on vähem kui 2 aastat olnud usus. Miks? Kas sellepärast, et nad on nii palju lugenud apologeetilist kirjandust ja nad oskavad kõiki teaduslikku väiteid visata ja nad teavad nii hästi teoloogiat ja nad oskavad nii hästi piiblit tsiteerida peast? Ei, sellepärast, et neil on olnud värske kogemus Jeesusega ja nad armastavad Jeesust, nad saavad aru sellest, kui tähtis Jeesus on. Ja sellepärast on kõige tähtsam osa evangelismis see, et me armastaksime Jeesust, et me südame põhjas tõesti armastaksime Jeesust. Sest kui me armastame teda, siis meil on lihtne temast rääkida, me tahame rääkida sellest, mis meie silmis on hea, ilus, imetlusväärne. On ju? Meie suu räägib sellest, mis meil südamel on. Kui meie südamel on Jeesus, siis meil on raske temast mitte rääkida. Ja seepärast on oluline, et meie isiklik suhe Jumalaga oleks korras, et see ei oleks selline formaalne, väline töö, vaid et see oleks elav suhe ja armastus Jumala vastu. Okei. Aga seal on ka, apostel Paulus ütleb, et kuna me teame, mis on Jumala kartus, siis me püüame inimesi veenda uskuma. Ehk siis seal on ka see, et kuna me hoolime teistest inimestest, siis uskudes ja teades seda, et on taevas ja on põrgu, siis me tahame, et inimesed ei läheks põrgusse ja et nad läheksid taevasse. Amen. Kui me usume seda, et on koht, kus on pilkane pimedus, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine igavesti, kus on kustumatu tuli, kus see leek ei kustu ja kus see uss ei sure, siis me ei taha, et ükski inimene sinna läheks, on ju? Ja kui me samas teame, et on koht, kus enam ei ole valu, kus pühitakse kõik pisarad, kus enam ei ole kurjust, kus on armastus ja rahu ja rõõm ja me täpselt ei tea, milline saab olema see järgmine elu, aga me teame, et Jumal on hea ja mis iganes seal on, see saab olema kirjeldamatult üle meie ootuste. Siis me tahame seda pakkuda kõigile, on ju?
Amen. See on armastus ligimeste vastu. Okei. Mis on halvem, kui minna põrgusse ja samas parem, kui minna taevasse? Jaa. Amen. Hingede kahju peab olema. Amen. Amen. Jaa, meil peab olema hingede kahju. Amen. Aga ja see ongi see, et me tahame, et inimesed ei satuks igavesse hukatusse, et nad juba siin elus ei peaks elama lahus Jumalast ja et nad võiksid tulevikus elada koos Jumalaga igavesti. Aga mis on parem, kui minna taevasse ja halvem, kui minna põrgusse? Okei, see on retooriline küsimus. Võtta keegi endaga kaasa. Amen. Ka Jeesus ütleb, et meie elu esmane prioriteet on armastada Jumalat. Nii et armastame Jumalat. Panen korra taimeri, et ma ei läheks üle aja. Okei, nüüd, kui me armastame Jumalat, kas teie armastate Jumalat? Kes armastab Jumalat? Tõstke käsi. Halleluuja. Kõik armastavad Jumalat. Nüüd Jeesus käskis meil minna ja kuulutada evangeeliumi. Vähemalt 5 kohas oma õpetuses, kõikides evangeeliumites on kirjas, et Jeesus saatis oma jüngrid välja. Kes siin on Jeesuse jüngrid? Amen. Kõik on Jeesuse jüngrid. Väga hea. Naist kaevul, kus juures Johannese 4. peatükis. Jeesus ei saatnud teda kuhugi. Ta ise läks sellesse külla ja ütles, see siin ongi Messia. Tulge ja vaadake ise. Ta kutsus neid Jeesuse juurde ja kogu see küla sai päästetud. See ongi see, mida Jeesus meid sisuliselt kutsub tegema. Kutsuma teisi Jeesuse juurde. Ja see on loomulik tulemus sellele, kui me kohtume Jeesusega. Aga Jeesus on käskinud konkreetselt minna ja kuulutada evangeeliumi. Ja 1. Johannese 5.3 ütleb, see ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Miks? Sest me armastame Jumalat. Amen. Okei, aga Jumal taastab meis ka Jumala poja sarnasust, on ju? Aadama languses, inimese languses pattu läks kaduma see Jumala palge sarnasus armastuses ja tões ja ustavuses ja julguses ja väes ja tarkuses ja kannatlikkuses ja alandlikkuses ja nii edasi. See läks katki ja kui me tuleme Jumala juurde, siis Jumal hakkab meist taastama seda Jumala poja sarnasust. Aga kui meis on Jumala poja sarnasus, siis me peaksime tegema sarnaseid tegusid, eks ole. Nüüd, milleks Jeesus üldse tuli siia maailma? Mis on see, mida Jumala poeg tuli siia maailma tegema? Inimese poeg, Luuka 19.10 ütleb, et sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma seda, mis on kadunud. Jeesus, kui ta oleks siin meiega, tõenäoliselt ta ei istuks koguduse, ta ei lepiks sellega, et istuda lihtsalt koguduse ruumis. Ta ei lepiks sellega, et käia sõpradega söömas restoranis ja et neil oleks hea aeg koos. Ta ei lepiks sellega, et lihtsalt olla palvekoosolekutel koos, vaid ta läheks välja ja ta läheks otsima neid inimesi, kes vajavad Jeesust, sest tema südames on see Jumala armastus. Amen. Jumala vastu, kes tahab, et inimesed pääseksid ja teiste inimeste vastu. Okei. Kusjuures 1. Timoteose 2.3.4 ütleb, et Jumal tahab, et kõik pääseksid. Jumal tahab, et kõik inimesed pääseksid. Aga ta annab inimestele vaba tahte. Aga ta tahab, et kõik pääseksid. Ja see peaks olema ka, ja see ei ole mingisugune lihtsalt soovune, vaid ta reaalselt, ta teeb selleks midagi, et inimesed võiksid pääseda. Ta tuli siia maa peale, ta suri risti peal ja ta tegi selle tee, rajas selle tee, et igaüks, kes usub, võiks saada päästetud. Ja nüüd meie ülesanne on jagada seda sõnumit teistele, et neil oleks võimalus see sõnum vastu võtta. Nüüd me ei survesta ja me ei sunni mitte kedagi, aga me anname inimestele selle võimaluse, me
me jagame neile seda sõnumit Jeesusest, evangeeliumi. Amen. Sest et evangeelium on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Mis on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub? Mis on Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub? Amen! Aga nagu ma eile ka mainisin, siis kuidas võib keegi uskuda, kui ta ei ole kuulnud? Kuidas ta saab uskuda kellessegi, kellest ta ei ole kuulnud? Ja kuidas ta saab kellestki kuulda, kui ei ole kedagi, kes räägiks? Ja kuidas saab rääkida, kui ei ole läkitatud, aga Jeesus on meid kõiki läkitanud. Ja ainus mõjuv põhjus, millest ma olen kuulnud, miks mitte käia evangeeliumi jagamas, on see, kui sa ise oled nii pattudes kinni, võib-olla nagu tugev nagu vihastumine või himud või nagu selline raske patuga võitlus, siis inimene peaks kõigepealt ise Jumalaga suhte korda saama, sest et kuidas võib keegi, kes on ori, kuulutada vabadust teistele. Aga me keegi ei ole täiuslik. Me kõik eksime ja mõistate. Üks suurimaid rõõmusid. Okei, nii, veel armastusest. Kas te jaksate veel kuulda natuke armastusest? Okei. Kui Kristuse armastus on meie sees, 2. Korintlase 5.14 Paulus ütleb, et sest Kristuse armastus sunnib meid, ütles apostel Paulus. Ja see sama armastus sunnib meidki. Näiteks, kui Jumala armastus tõesti on valatud meie südameisse, siis meie edasine südame igatsus on järgmine. Teha kõike head, mida me saame, kõikide vahenditega, millega saame, igal viisil, mil saame, kõikjal, kus saame, igal ajal, mil saame, kõikidele, kellele saame, nii kaua, kui me saame. Amen? See kõlab nagu Jumala armastus, on ju? Ja nii kaua, kui saame, selle sees on nagu ka see, et me ei põleta ennast läbi seda tehes, vaid et me saaksime seda teha jätkusuutlikult ja püsivalt ja olla selle keskel terved, on ju? Ahah, okei. Ma võin muidugi korrata. Kas te tahate ka, et ma kordaksin seda? Mulle ka meeldib see. Ma ei väsi ka seda kordamast. Okei. Kui Jumal oma armastuse tõesti valab meie südamesse, siis meie edasine südame igatsus on järgmine. Teha kõike head, mida me saame, kõikide vahenditega, millega saame, igal viisil, mil saame, kõikjal, kus saame, igal ajal, mil saame, kõikidele, kellele saame, nii kaua, kui me iganes saame. Ja see on tsitaat John Wesleylt. Okei, me võime hiljem seda teha. Ja suurim heategu, mida me saame kellelegi teha, mis see on? Amen! Kuulutada, rääkida neile evangeeliumi. Okei, nagu kogudus tänapäeval mõnikord paljude seas on selline nagu meelsus nagu levinud, et on nagu talumees, kellel on viljapõld ja siis ta ehitab viljaaida. Ja ta ehitab uhke suure viljaaida ja kui see viljaaid saab valmis, siis tal on rõõmus meel, ta läheb optimistlikult, lööb selle värava lahti ja siis ta hüüab viljapõldudele. Viljapõllud, ait on valmis, tulge sisse. Ja siis ta jääb seisma ja vaatab seda viljapõldu. Ja viljapõld ei tule aita. Ja siis ta mõtleb, järelikult on probleem viljaaidas, et viljaait ei ole piisavalt vägev veel. Nii et siis ta läheb ja puhastab seda viljaaita veel seest põhjalikult. Ja siis, kui see viljaait on puhtam, kui see kunagi varem on olnud, siis ta teeb uuesti ukse lahti ja ütleb, no nii, viljapõld. Viljait on valmis ja see on puhtam kui kunagi varem. Vili, tule sisse. Ja siis ta seisab ja ootab. Ja mis juhtub? Mitte midagi. Ja siis võib tekkida selline tsükkel, kus see talumees jääbki seda viljaaita lõputult puhastama, aga mida Jeesus ütles, viljad on lõikuseks valmis, aga töötegijaid on vähe. Paluge, et Jumal saadaks juurde töötegijaid, kes läheksid ja tooksid selle lõikuse sisse. Viljapõllud on täna samamoodi valmis Eestis.
aga meie asi on minna ja teha tööd ja jagada inimestele evangeeliumi, külvata seda seemet ja anda inimestele see võimalus kutsuda Jeesus oma ellu. Kusjuures eriti lahe on see, vahel on niimoodi, et paljud inimestel on vanavanemad või vanemad, kes nende eest palvetavad pidevalt. Mul on seda juhtunud ja sa lähed, räägid inimesega Jeesusest ja selgub, et tema ema on ta eest palvetanud, ta vanaema on tema eest palvetanud. Ja kui sina räägid talle Jeesusest, siis sina oledki see palve vastus. Nüüd, kui teie palvetate kellegi teise eest, et Jumal saada kedagi talle rääkima Jumalast, siis see samamoodi keegi peab minema ja tegema seda, aga meil on võimalus olla see palve vastus teistele. Ja mida külvad, seda ka lõikad, eks ole. Kes kastab teisi, see saab ise kastetud. Okei. Ma arvan, et see oli päris hea, see oli päris okei selgitus, et miks me jagame evangeeliumi. Kas kellelgi on veel küsimusi, miks me jagame evangeeliumi? Okei, väga hea, sest ma ei oskakski väga palju rohkem rääkida. Aga okei, me võiks alustada sellise vahva praktilise harjutusega. Kes teist kuulab igapäevaselt Jumala häält või kes teist lähtub igapäevaselt Jumala häälest? Nii, mõned käed. Väga lahe, enamused käed, okei. Nii, me tahaks teha ühe sellise ühise väga vahva harjutuse, mis iga kord mõjub väga rõõmustavalt ja see on ka praktiline. Nimelt, Jumal tahab sinuga rääkida, meiega rääkida, minuga rääkida, sest Jumal armastab meid. Amen. Aga teiseks, Jumal tahab sinu kaudu teistega rääkida, sest ta armastab ka teisi. Nüüd, kui Jumal, kui meie kuuleme kõik erinevaid hääli, on ju. Üldiselt öeldakse, et me kuuleme 3 häält. Me kuuleme Jumala häält, me kuuleme oma häält ja me kuuleme saatana häält, vaenlase häält. Et on nagu sellist 3 häält, mis meiega räägivad kogu aeg. Ja vahel me kipume kartma seda, et kui me lähtume sellest häälest või nagu meil on raske eristada neid hääli, on ju. Nüüd, üks lihtne nagu näide, et mis võiks aidata eristada neid hääli, on see, et see sõna või see hääl on samasugune nagu kõneleja. Sellel häälel on see sama vili. Te tunnete nad ära nende viljast, ütleb Jeesus. Küll prohvetite kohta, aga need hääled samamoodi, nad kannavad seda vilja, mis on nende allikas. Näiteks, Jumal on armastus, Jumal on puhtus, Jumal on rahu ja kui me kuuleme tema häält, siis enamasti see toob endaga kaasa selgust, rahu, elu, lootust, sellist jõudu. Samas, kui vaenlase hääl, Jeesus ütles, et vaenlane on tulnud varastama, tapma ja hävitama. Vaenlase hääl enamasti varastab meilt meie rõõmu, varastab meilt meie rahu, varastab meilt meie elu, see toob meile hirmu, rahutust, ärevust, rõhumist, kahtlusi. Nii et selle järgi see võiks aidata meile eristada neid hääli, mis meiega kõnelevad. Ja lõppude lõpuks, kui inimene sünnib vaimulikult uuesti, siis ta on mõnes mõttes nagu väike laps, on ju. Kui väike laps sünnib, siis ta peab õppima nagu oma kõrvadega kuulma, ta peab õppima hingama, ta peab õppima oma käsi liigutama ja nii edasi. Nüüd, kui meie sünnime vaimulikult uuesti, siis samamoodi me peame õppima kuidagi nagu vaimulike kõrvadega kuulma Jumala häält. Amen? Kas see on loogiline? Olete kõik kaasas? Okei. Näiteks Vanas testamendis on niimoodi, et püha vaim anti üksnes välja valitud erilistele inimestele, nagu kuningas või prohvet. Aga Uues testamendis on püha vaim iga uskliku jaoks. Ja see on üks põhjustest, miks Jeesus suri. Et igaüks, kes usub temasse, võiks saada ristitud püha vaimuga. Jeesus tuli ristima püha vaimuga. Ja Johannese 10:27 ütleb Jeesus, minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad minule.
nüüd Jumala lastena me kuuleme tema häält. Amen. Aga me peame midagi tegema selleks, et kuulda tema häält. Mis me peame tegema? Kuulama. Aga seda ka peame tegema muidugi. Me peame kuulama, sest et kui me ei kuulata, siis kuidas me võime kuulda, on ju? See on loogiline. Jumal tahab meiega rääkida, aga me peame kuulatama. Ma ei tea, kui tihti teil on olnud selline olukord, kus keegi vestleb teiega, aga teie mõtted lähevad kuskile kõrvale ja te üldse ei saa aru, mis ta teile rääkis ja te peate küsima, oota, mis sa ütlesid? Kogu aeg. See on sellepärast, et me ei kuulata ja samamoodi on Jumalaga. Jumal räägib meiega. Kirjutatud on, et Jumalal on meie kohta rohkem mõtteid kui liiva. Ja ta tahab meiega jagada neid mõtteid, ta tahab meid julgustada, ta tahab meid juhatada, aga meie asi on kuulatada teda. Näiteks Aidan Wilson Tozer on öelnud sellise lause. Nii. Okei, keskmise uskliku jaoks edeneb Jumala kuulamine umbes niimoodi. Esiteks, heli, mis kõlab nagu keegi kõnniks kuskil aias. Seejärel hääl, mis on juba arusaadavam, aga kaugeltki mitte selge, siis õnnelik hetk, kui vaim hakkab pühakirja valgustama ning sellest, mis algul ainult heli, kõige rohkem hääl saab nüüd mõistetav sõna. Niisama soe, lähedane ja selge nagu kalli sõbra sõna. Nii et nagu öeldud, see on midagi, milles me kasvame ja edeneme ja areneme, ja mida me õpime, on ju. Okei, nüüd rääkides siis teistele Jumala sõnade edastamine, nagu et miks või mida, või nagu kus Piiblis näiteks on sellest juttu. 1. Korintlaste 14.25 apostel Paulus kirjutab, et kui nad aga kõik kõneleksid prohvetlikult ja sisse astuks mõni uskmatu või kõrvalseisja, siis kõik tooksid esile tema olukorra ja arvustaksid teda. Siis saaks avalikuks, mis on varjul tema südames ning nõnda ta heidaks silmili maha, kummardaks Jumalat ja tunnistaks, Jumal on tõesti teie seas. Ja 1. Korintlaste 14.1.39 apostel Paulus ütleb, taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimu ande, eriti prohvetlikult kõnelemist. Ja siis ta ütleb uuesti, niisiis mu vennad, taotlege innukalt, prohvetlikult kõnelemist. Ja prohvetlik kõne on Uues Testamendis see, et me kuuleme Jumalalt või me näeme mingit pilti või meil on tunnetus või mulje ja kui see on teistele mõeldud jagamiseks, siis me jagame seda ja nad saavad sellest õnnistatud. Mõistate? Okei, ma toon teile näite. Üks sõbranna oli ühel koosolekul ja siis ta nägi, et seal maas oli üks nagu tüdruk põlvili ja nagu tundus, et tal on raske või midagi. Ja siis ta tundis, et Jumal ütles talle, et mine ütle talle, et Jeesus armastab sind. Ja siis ta mõtles, et aga see on ju kõige algelisem selline, see on ju nii igav asi, mida öelda, et anna mulle midagi lahedat, nagu, aga ei, et mine ütle talle, et Jeesus armastab sind. Ja siis ta mõtles, et okei, ma siis olen kuulekas. Ta läks, ütles talle, et Jeesus armastab sind ja siis pakkuge, mis juhtus. Mitte midagi. Ja ta mõtles, et no mis siis ikka, ta hakkas minema ära. Ja siis ta kuuleb uuesti, Jumal ütleb talle, mine ütle sellele tüdrukule, et Jeesus armastab sind. Kujutate ette sellist olukorda või? Te just ütlesite talle, et Jeesus armastab sind, te tulite ära ja nüüd te peaksite uuesti minema tema juurde tagasi ja ütlema talle uuesti, et Jeesus armastab sind. Ja ta leidis, et see on erakordselt totter olukord ja ta kahtles selles, aga ta otsustas, et ta läheb ja teeb seda. Ja ta ütles talle teist korda, et Jeesus armastab sind. Ja ta läks ära, midagi ei juhtunud, aga peale koosolekut see tüdruk, kes seal maas oli, tuli tema juurde ja ütles, et mul on olnud raske aeg, ma olen mingitest asjadest läbi kukkunud ja mul on raske olnud uskuda, et Jeesus armastab mind. Ja kui sa tulid minu juurde esimest korda ja ütlesid, et Jeesus armastab sind, siis ma mõtlesin, Jumal, igaüks võib seda öelda. See on kõige lihtsam, see on kõige algelisem asi, mida kõik ütlevad, aga Jumal, kui sa oled päriselt sina, siis saada ta mulle tagasi uuesti, et see sama inimene ütleks mulle teist korda veel, et Jeesus armastab sind. Ta sai sellest õnnistatud. Ja Jumal tahab selliselt juhatada meid kõiki. Eelmisel koosolekul
Okei, ja kui meil ei ole nagu 100% terav või selge sõna, siis näiteks 1. Korintlaste 13.9 on kirjutatud, sest poolikult me tunnetame ja poolikult me ennustame. Tegelikult see sõna kreeka keeles on profeteerima, ühesõnaga poolikult me profeteerime. Nii et see ei pea olema selline 100% 100% selge. Me lihtsalt me võtame selle, mis Jumal meile annab ja me anname selle edasi. Me peame alati katsuma läbi seda, mida meile prohvetlikult öeldakse. Näiteks 1. Korintlaste 14.29 Paulus kirjutab, et prohvetitest kõnelgu 2 või 3 ning teised hinnaku kõneldud. Ehk siis iga kord, kui keegi räägib meile seda, mis Jumal talle on öelnud, siis Uue Testamendi põhjal me peame hindama seda, mida nad ütlevad ja katsuma seda läbi pühakirja valguses ja selle valguses, mis me juba Jumalast teame. Vanas testamendis oleks see olnud Jumala küsitlemine, prohvetit hinnata või teda arvustada oleks Vana testamendis olnud patt, aga Uues testamendis meid kutsutakse üles katsuma läbi inimesi, kes räägivad meile prohvetlikult. Näiteks 1. Thessaloniklaste 5.20-21 ta ütleb, ärge põlastage prohveti andi, katsuge kõik läbi, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Seega, iga kord, kui keegi räägib meile prohvetlikult, siis seal, juhul kui ta on väga tubli, ta annab meile ainult edasi selle, mis Jumal on andnud, aga vahel seal tuleb midagi inimlikku, vahel me kogemata anname edasi midagi, mis on meie enda mõte ja see on mingil mõttes okei. Ja me peame julgustama inimesi katsuma läbi seda, mis me ütleme, aga kui see on Jumalalt, siis see tabab neid ja nad ütlevad ja nad saavad aru, et see on Jumalalt. Amen. Nii, mõned piibellikud näited sellest, kuidas Jumal räägib eesli kaudu. Nii et ta võib ka teie kaudu rääkida. Amen. Ka minu kaudu. Halleluuja. See on nii julgustav. Kui Jumal saab rääkida eesli kaudu, siis ta võib minu kaudu ka rääkida. Nii, vali hääl taevast, inglid, unenäod, nägemused, teiste inimeste kaudu, Vana testamendi prohvetid ja Uue testamendi usklikud, kõik usklikud, unenäod, muljed, nägemused. Okei, näiteks mina ükskord, ma räägin teile ühest inimesest, kes küsis tal oli nagu siuke raskem nagu aeg või midagi ja ta küsis Jumalalt, et ta tundis, et kui midagi head tuleb tema ellu, et siis ta nagu ei ole väärt seda, et ta tunneb ennast süüdi, kui ta elus on midagi hästi, mõistate? Ja talle öeldi, et see ei ole õige, et küsi Jumalalt, et kust see tuleb nagu. Ja siis ta küsis Jumalalt, ta lihtsalt istus ja küsis pühalt vaimult, et püha vaim näita mulle, kust see pärineb. Ja siis ta nägi pilti oma nagu isast ja kuidas ta isa, kui ta küsis oma isalt nagu raha, näiteks taskuraha, siis ta isa tegi seda hästi vastumeelselt ja demonstratiivselt vastumeelselt andis talle seda taskuraha, et nagu ei taha anda nagu. Ja kui nad läksid poodi näiteks riided ostma, siis see isa ütles, et miks me seda ostame, et ma ostan sulle parem need siin, need on odavamad ja koledamad, aga võta parem need. Ja siis see inimene küsis edasi, et okei, Jumal, aga kuidas sina selles olukorras oled? Ja siis ta nägi, kuidas tema isa sellise südamliku lahke armastusega lihtsalt andmisrõõmuga andis talle seda nagu taskuraha. Mõistate? Sellise südamliku armsa naeretusega, mis kui me armastame kedagi, siis meil on rõõm neile anda, me tahame neile anda. Ja siis ta nägi, et kuidas nad läksid koos poodi isaga ja isa ütles, et ma tahan osta sulle kõige paremat, mida ma saan sulle lubada. Nii et see nagu talle sai see Jumala süda ilmsiks ja see tervendas teda seismiselt. See on, kuidas Jumal meie kõigiga tahab kõneleda. Mul endal on väga sarnaseid olukordi korduvalt. Ma kogu aeg teen selliseid asju. Ja see on nii hea on kuulda Jumalalt otse. Aga kõige levinumad on vaikne seesmine hääl, näiteks 1. kuningate raamat 19.12 kirjeldab prohvet Jesaja seda, kuidas tuli tuul ja tulid tormid ja tulid leegid, aga selles ei olnud Jumalat, aga siis tuli üks vaikne hääl. Ja see oli Jumal, kes rääkis temaga. Amen.
ja Aiden Wilson Tozer taaskord on öelnud, et sellest vaiksest seesmisest häälest on juhindunud kõik vana aja pühakud läbi kiriku ajaloo. Ja sellest oleme kutsutud juhinduma ka meie. Ja teine koht, kus me kuuleme ja õpime Jumalat tundma, on tema juba kirja pandud sõna. Piiblis me õpime tundma Jumala iseloomu ja